Järgmisena mul on väga hea meel tutvustada Anita Staubi, ehituspärandi osakonna juhatajat ja Anita räägib meile veidi lähemalt, siis täpsemalt sellest väärtuspõhisest hindamisest. Ole hea. Ja aitäh, jagan kohe ka oma ekraani ja küsin Henri sinu käest, et kas ekraani jagamine hakkas tööle? Ja, praegu on kena, nii et kuulame huviga. Hästi, aga tervitus ka minu poolt ja mina lähen oma ettekandega natukene tehnilisemaks, zoomin tugevalt sisse ja räägingi siis täpsemalt sellest, et milleks on meile siis selles väga erilises väärtuspõhise hindamise protsessis oluline metoodika alusel töö tegemine, et jõuda siis tõesti tulemusteni selliselt, et me saaksime oma mälestiste nimekirja korda nii, et sinna jääksid tõesti need kõige esinduslikumad objektid. Ja Marilyn tegelikult tegi väga sellise hea ja põhjaliku ja mitmekülgse sissejuhatuse meie nimekirjade korrastamise teemasse, aga kuna siin on vahepeal olnud sellist laiemat vaadet ja väärtustamise vaadet kultuurimälestistele, et siis ma tulen natukene nende teemade juurde tagasi ja väikese meeldetuletuse siinkohal teen. Ehk siis tõesti, me oleme korrastamas oma mälestiste nimekirja ja natukene pidulikult öeldes, siis see on tõesti meie lähiaja selline suurem strateegiline eesmärk, et siis tõesti oma kultuurimälestiste nimekirjale otsa vaadata. Nimekiri on suur, sinna kuulub kokku üle 26 000 kultuurimälestise, millest siis circa 5000 on tõesti ehitismälestised. Ja me teeme seda kõike siis tõesti süstemaatiliselt esimest korda, kuigi ka varasematel kümnenditel siinsamas on juba tegelikult üritatud selle protsessiga alustada ja tegelikult ka mingisuguseid töölõike ära tehtud. Aga kuna see teema on tõesti pandud ka, ma ütleks, et poliitiliselt suurema kella külge ja me ka ise näeme seda, et enam teisiti pole võimalik edasi minna, kui tõesti need nimekirjad üle vaadata ja korrastustöö ära teha, siis me tõesti oleme süstemaatiliselt esimest korda siis seda tööd ette võtnud. Ja põgusalt siis natukene veel ka sissejuhatust, et meie praegused nimekirjad suuresti pärinevadki siis 90ndatest aastatest. Ja 90ndad aastad, ma arvan, et meil kõigil on oma side ja kogemus selle perioodiga, et palju on vahepeal muutunud ja tõesti praeguse ajastu vajadused ka mälestiste nimekirjale, mälestistega seotud andmetele on oluliselt muutunud, mistõttu me siis seda protsessi ka läbi viime. Ja suur ootus või selline ka oluline vahepunkt, kus me siis, mille külge me oleme klammerdunud ja mis on väga oluliseks aluseks nimekirjade korrastamisel ongi ka siis 2019. aasta muinsuskaitseseadus, mis siis oma uuenenud põhimõtetega on ka andnud meile selle aluse selle töö tegemiseks. Natukene täpsemalt ehituspärandi fookusest, et lisaks ehituspärandile on nimekirju korrastamas ka kunstipärandi valdkond, arheoloogiapärandi valdkond ja meil on palju suuri ühisosasid, aga me oleme kõik mõnel või teisel viisil siis alustanud erinevalt seda nimekirjade korrastamise protsessi. Ja kindlasti ehitismälestiste kontekstis on väga oluline märksõna just väärtuspõhisus ja väärtuspõhine hindamine, millest ma siis täpsemalt räägin, et kuidas me seda läbi viime. Aga siin on välja toodud ka selliseid kaasuvaid väga olulisi tegevusi ja eesmärke, mida me oleme kas siis juba ära teinud või praegu hetkel tegemas. Väga suur teema on olnud topeltkaitse vähendamine, see on siin erinevates ringides läbi jooksnud, väga lihtne näide. 90ndatest kuni siis eelmise aastani oli meil väga palju selliseid objekte, kus näiteks võtame kiriku, kus kirikus olid kaitse all eraldi siis mitmed erinevad detailid, võis olla eraldi kaitse all uks, mõni raidkivi, mingisugused maalingud näiteks ja selle topeltkaitse vähendamise eesmärgiks oligi siis nende eraldi seisvate mälestiste liitmine baasmälestisega. Nii et oleme teinud sellist lihtsamat, formaalsemat koristustööd,
aga mis kindlasti vajab sisulisemat analüüsi, on ka kindlasti andmete kvaliteet, kaitse-eesmärkide täpsustamine, väga suur teema. Lisaks siis ka objektide väärtuse nagu täpsustamisele on ka kaitsevööndite ülekäimine, mis vajab ajakohastamist ja ülevaatamist. Ja kindlasti väga suur eesmärk nende täiendavate punktide näol, mis ma välja tõin, ongi see, et need kõik asjad ära tehes ma loodan väga, et me liigumegi siis läbipaistvama ja ka omanikele arusaadavama kaitsesüsteemi poole, et me oleme oma otsustes selgemad, põhjendatumad ja suudame täpsemalt välja hääldada siis sellega, et mikspärast objektid, mis siis sellesse nimekirja jäävad, on väärtuslikud ja peab jätkama nende kaitset. Ja suur samm, kuhu me oleme siis tõesti praegu saabumas protsessi mõttes, ongi siis omanike, kohalike omavalitsuste ja kogukondade kaasamine. Et praegu hetkel me olemegi siis ametis teinud väga suurt ja põhjalikku ettevalmistustööd, et siis tõesti see kaasamise etapp oleks võimalikult konstruktiivne, laiapõhjaline ja tulemusi toov. Ja lähen siit edasi, et alati on see suur miks küsimus, et miks me seda kõike teeme. Osaliselt ma tegelikult juba oma jutus ka seda vastasin, aga kõike ma siit täpselt välja ei too, aga lihtsalt see kõige suurem olulisem eesmärk ongi see, et lõpuks meie nimekirjas oleks tõesti siis see kõige väärtuslikum osa meie kultuuripärandist ja selle tulemusel me saamegi siis nii riigiametina, kohalike omavalitsustena, omanikena kui ka kogukonna liikmetena pöörata siis rohkem tähelepanu ja osutada rohkem tuge kõige väärtuslikuma osa kultuuripärandi hoidmiseks. Paar järgnevat slaidi on mul lihtsalt selline hästi üldine ja ülevaatlik ülevaade meie ehitismälestiste nimekirja kujunemisest, et see on väga pikk ja põhjalik teema, mille kohta Riin minu meelest annab isegi EKA-s täiesti eraldiseisvat loengukursust. Et minu need paar slaidi on äärmiselt sellised pinnapealsed ja ülevaatlikud, aga nende eesmärgiks ongi see, et anda edasi see peamine mõte, et meie ehitismälestiste nimekiri ongi siis kujunenud kogu 20. sajandi jooksul ja selles ongi siis rolli mänginud erinevad ajastud ja nendest ajastustest tulenevad väärtushinnangud, mis on hästi tugevasti seda nimekirja vorminud. Võib-olla põgusalt tõesti päris algusaegadest Eesti Vabariigi esimesest iseseisvusperioodist, et see fookus oligi alguses peamiselt kõige vanemal kultuuripärandil, kirikud, linnused, mõned üksikud ajaloolised hooned ka mõisasüdametest, aga nõukogude periood tõesti tõi nimekirjade vormimisel sellise väikest viisi revolutsiooni, sest et see on just see periood, kus meil siiani pärinevad väga põhjalikud süstemaatilised inventeerimisandmestikud, näiteks just ka siis mõisapärandi puhul, mille baasil siis toona neid nimekirju täiendati ja need toonased nimekirjad on siis ka väga tugevaks aluseks siis meie praegusel ehitismälestiste nimekirjal. Ehk siis tõesti taasiseseisvumise järgsel perioodil vaadati nõukogude aegsed nimekirjad hästi põhjalikult üle ja selle baasil siis kujuneski tegelikult suuresti tänane ehitismälestiste nimekiri, mida tõsi küll on täiendatud, aga ma ütleks, et see peamine maht pärineb sellest perioodist. Ja mis on tõesti oluline, on ka see, et siis praegusel perioodil ehk siis taasiseseisvumise perioodil on loodud meile ka siis mälestiste register, millega saavad kõik huvilised tutvuda. Ja toonase kaitseala võtmise peamine eesmärk oligi siis see, et kiiresti hoida väärtuslikku ehituspärandit muutuva ühiskonna oludes ehk siis tõesti omandireform ja muud kõik sotsiaalsed muutumised, mis toona siis aset leidsid. Ja see tõi väga tugevaid plusse ja see tõi ka väga tugevaid miinuseid, millega me siis praegusel hetkel nimekirjade korrastamise käigus tegeleme. Aga mulle siinkohal väga meeldis Marilini mõte ja mida me oleme korduvalt ka ise välja toonud, ongi see, et tegelikult toonane töö oli väga tänuväärne just seetõttu, et suudeti säilitada väga palju väärtuslikku ehituspärandit, mis muidu tõenäoliselt oleks võinud aegade segaduses kaotsi minna ja ära laguneda. Et senine kaitsestaatus on ikkagi andnud meile eluvõimaluse väga paljudele olulistele objektidele.
Aga tõsi on see, et 90ndad kuni 2000ndad aastad on tänase hetkega väga erinevad ja need otsused toona siis tõesti sündisid väga kiiresti ja selle tulemusel on tõesti seda andmestikku ja kaitsepõhjendusi vaja praegu väga põhjalikult uuesti üle vaadata. Aga lähen muudkui edasi, sest et tõesti aeg surub peale ja tahaks väga palju olulist infot edasi anda. Et siin on üks klikk, kiire klikk vaheslaidile, kus ongi siis välja toodud natukene andmestikku meie praegusest ehituspärandi nimekirjast. Ja siinkohal ongi kõige olulisem välja tuua see, et sellest 5000 objektist peaaegu pool kuuluvadki siis mõisakomplekside hulka. Ehk siis tõesti, see on igati loogiline ots, kus alustada ja me oleme siis ka siin algust teinud ja sellest kohe natukene täpsemalt ka räägin ja peale siis mind olev ettekanne Hanna näol ka selles ettekandes siis tutvustatakse, mida ja kuidas me täpsemalt teinud oleme. Ja siin siis veel üks slaid, mis annab sellise põneva sissevaate just ajastute jaotuse kaupa, et mis meil täpsemalt, mis perioodist kaitse all on. Ja siit ongi siis oluline välja tuua see, et meie suurem osa ehitatud pärandist, mis on riikliku kaitse all, pärineb siis perioodist 1711 kuni 1917. Ja selline üldine kokkuvõte ongi see, et mõisapärand domineerib. Tugevalt on ka siis esindatud meil sakraalpärandit ja mis vajab siis tugevasti tähelepanu, on siis kindlasti 20. sajand, mille puhul on läbi viidud väga põhjalikke inventeerimisi, aga mille inventeerimistulemused vajavad siis uuesti ülevaatamist, sest et sellest on läinud tükk aega mööda. Ja olulisi objekte on sellest perioodist kaitse alla võetud, aga see vajab siiani süstemaatilist tähelepanu. Ja mõned siis mõtted, punktid, et millised on need siis peamised ehitismälestiste nimekirja väljakutsed enne seda, kui me jõuame selle suuremahulise analüüsini. Ja tõesti, ma ütleks, et see 5000 objekti on päris suur maht, sest et meil tuleb tõesti nende puhul läbi viia võrdlevad analüüsid. Osaliselt neid analüüse on tehtud, Riin tõi oma ettekandes neid ka välja. Need varasemad analüüsid on meile väga suureks toeks, aga tegelikult väga suur osa meie ehitatud pärandist on süstemaatiliselt tegelikult läbi vaatamata ja taluarhitektuur on kindlasti väga oluliseks märksõnaks, mida me peame siis tõesti kohati isegi nullist lahendama hakkama. Ja muidugi ka kaitsepõhjenduste ülevaatamine ja hästi suur teema on siis kaitsevööndite küsimus, mida me siis väärtuspõhise hindamise kaasuva teemana läbi vaatame ja loodame luua siis suuremat selgust siin. Ja kuulates siis ära tõesti selle meie praeguse ehitismälestise nimekirja vaheseisu, siis hästi suur küsimus alati on siin see, et kuidas siis sellises olukorras võimalikult objektiivselt neid kultuuriväärtuseid hindama hakata, et Riinu ettekandega toon samuti paralleele, et see on alati küsimus, et kuidas see balanss, tasakaal leida objektiivsuse ja subjektiivsuse vahel, eriti valdkonnas, mis on oma olemuselt hästi väärtuspõhine valdkond, mängivad väga erinevad väärtused, nende kaalud ja selle tõttu tõesti meie valdkond ei ole nii lihtsasti mõõdetav nagu mõni tehniline valdkond või majanduslik valdkond, kus saab tõesti liitmiste ja lahutamiste tehete näol siis need näitajad väga kergesti kätte. Et meie valdkond selles mõttes on päris disonantne, aga selle võrra hästi põnev valdkond, millega siis tegeleda. Et tõesti õigusraamistik annab meile suuna, aga see kindlasti ei anna meile väärtuspõhises hindamises lõplikke vastuseid. Ja kindlasti väga oluline aspekt on siin ka siis ekspertidel, omanikel, kohalikel omavalitsustel ja kogukonnal, kes siis võivad näha samal objektil väga erinevaid väärtuseid. Ja seetõttu me siis seda kõike arvestades ja hoomates olemegi jõudnud sinnamaani, et kultuuriväärtuste hindamiseks on meil vaja siis tõesti väärtuspõhise hindamise süsteemi, mis on siis läbipaistev, põhjendatud ja võimalikult siis ühtsetel alustel toimiv metoodika, mis annab meile tõesti hästi argumenteeritavaid tulemusi.
Ja ennem kui ma siis selle süsteemi kirjeldamise juurde lähen, siis hästi põgusalt veel, et see süsteem ei ole selline süsteem iseenesest, vaid see baseerub siis tõesti erinevatel alustel, et väga tugeva aluse siis annabki muinsuskaitseseadus oma üldiste põhimõtetega, aga hästi tugevalt, millest see otseselt lähtub, on siis tõesti kultuuriministri määrus mälestiste riikliku kaitse üldiste kriteeriumite kohta, mis siis võtab üle need kriteeriumid, mis selles antud määruses kirjeldatud on ja seab siis sellele vastava hindamissüsteemi juurde. Aga muidugi ka siis üldised strateegilised eesmärgid ja ameti üldised eesmärgid, mis siis lähtuvad erinevatest dokumentidest. Ja muidugi tasub siin välja tuua ka see, et Muinsuskaitseameti nimekirjade korrastamise protsess on ka siis kirjutatud sisse valitsuse tööplaani ja selle aasta lõpus tulebki siis selline eriline hetk, kus siis kultuuriminister peab andma valitsusele ülevaate meie senisest edenemisest nimekirjade korrastamisel. Aga lähen siis konkreetsemalt selle nimekirjade korrastamise juurde ja põgusalt siis proovin anda ülevaate, et milles seisneb see süsteem, mida me siis oleme rakendanud ja rakendama hakkamas. Et väärtuspõhine hindamine tegelikult minu jaoks laias laastus koosnebki siis kahest olulisest osast, millest esimene ongi siis analüüs. Ja analüüs ongi see, mis annab meile siis ülevaate konkreetse kas siis hooneliigi või hoonetüübi ajaloolisest kujunemisest. Ehk siis pakub sellist võrdlevat analüüsi objektide leviku, vanuse, säilivuse, kasutuse, arhitektuurilise väärtuse kohta, mis siis annab meile tervikpildi selle kohta, et mis on meil kaitse all, mida veel leidub ja millele veel peaks siis täiendavalt tähelepanu pöörama. Ja tihtipeale siis need analüüsid ongi sellised kirjalikud võrdlevad ülevaated, mis on siis aluseks teisele olulisele etapile, mis ongi siis peamiselt hindamise etapp. Ja hindamist, kuidas me siis täpsemalt läbi viime, ongi see nagu süsteem, mida siis te siin ekraanil praegu näete. Et hindamine praktilises mõttes toimubki selliselt, et me loome alguses siis sellise töörühma, mis koosneb siis ameti ekspertidest ja välistest kaasatud ekspertidest, kes on siis vastava valdkonna spetsialistid. Ja nende koosmõjus siis hakatakse seda hindamist läbi viima selliselt, et koondatakse kõik hinnatavad objektid ühte suurde tabelisse ja tabelis tulebki siis läbi viia see väärtuspõhine hindamine, mille süsteem ongi siis selline punktipõhine süsteem, mis koosneb kahest suurest olulisemast etapist. Punktipõhise süsteemi siis esimese suure etapi moodustabki see, kus siis neid kõiki objekte hinnatakse lähtuvalt siis nende määruse kriteeriumi alustel, mis siis annavad suunised siis ehitismälestiste hindamiseks. Ja need ehitismälestiste kriteeriumid ongi siis nähtavad siin üleval vasakul pool ja nendeks on siis vanus, arhitektuuriväärtus, autentsus, interjööri säilivus, ajalooline keskkond, ansamblilisus, haruldus või tüüpilisus. Kõik, mida see täpsemalt tähendab, selle kohta siis saabki lugeda sellest samast määrusest kui ka siis väärtuspõhise hindamise metoodika kirjeldusest, mis kõik on kenasti saadaval ka siis Muinsuskaitseameti kodulehekülje peal ja ma soovitan mõnel kolleegil siis seda dokumenti jagada ka siiasamma chati. Et siin on tõesti 7 väga olulist kriteeriumit, mis annavad siis võimaluse väga eritahuliselt ja mitmekülgselt neid objekte kultuuriväärtuslikust aspektist hinnata. Ja lisaks siis nendele 7 kriteeriumile vaadatakse täiendavaid selliseid väärtuskriteeriume, milleks on siis funktsiooni järjepidevus, sümboolne tähendus ja seos tuntud isikutega. Et siin nendel erinevatel kriteeriumitel on ka väga erinevad punkti osakaalud. Siin ma olen toonud siis selle nii-öelda universaalse süsteemi, mida siis iga mälestise liigi puhul saab siis vastavalt liigi spetsiifikale kohandada, et kui Hanna teeb oma ettekande, siis te näete, et need punktid on mõnevõrra erinevad, punktide osakaalud siis. Ja see ongi teadlikult selliselt tehtud, et me oleme siis kaalunud, et igale nagu mälestise tüübile ei pruugi see 10 palli süsteem olla kõige parem lahendus ja lähtumegi siis selle konkreetse liigi erisustest.
Ja oluline siin on siis välja tuuagi see, et esimese etapi hindamine toobki välja siis need objektid, mis siis peaksid automaatselt kuuluma esindusliku pärandi hulka ehk siis need objektid, mis saavad üle 70%, on automaatselt üle siis selle punase joone rohelises lävendis. Aga keerukamaks läheb siis nende objektide puhul, mis saavad siis selle esimese hindamisraundi tulemusel 45–69%. Ehk siis nende puhul on vajalik see teise etapi hindamine, millest ma ka kohe räägin põgusalt. Aga tõesti nende objektide puhul, kus siis esimese etapi tulemused jäävad alla 45%, siis nende osas tehakse ettepanek kaaluda kaitse lõpetamist. Ja ma tulen siis tagasi selle nii-öelda kollase grupi juurde, kes siis lähevad teise etappi ja teise etapi puhul siis tõesti hinnatakse neid objekte riikliku kaitse eelduste kriteeriumite alusel, milleks ongi siis selektiivsus, originaalsubstantsi säilivus ja tehniline seisukord. Ja nende siis kriteeriumite hindamise tulemusel selgub täpsem lävend, millised on need objektid, mille puhul siis objektid võiksid jääda nimekirja ja milliste objektide puhul siis lisanduvad ettepanekud kaitse lõpetamiseks. See on hästi tehniline ja kui kedagi täpsemalt huvitavad detailid, siis ma kindlasti soovitan see hindamise süsteemi metoodika läbi lugeda, et seal on kõik väga kenasti lahti selgitatud ja Hanna teeb ka siis ühe näitena selle süsteemi nagu hindamise case study objektina järgmises ettekandes siis ka täpsemalt läbi. Ja siin ma veidi kordan ennast, et tõesti, et hindamine siis viiakse läbi töörühmas, mis siis komplekteeritakse vastavalt hoone liigile, kaasatakse valdkonna eksperdid ametist ja väljast. Ja oluline asi, millega ma tahaksin võib-olla selle väärtuspõhise hindamise süsteemi nagu tulemused kokku võtta, ongi see, et väärtuspõhise hindamise tulemused on alles esmased ettepanekud, et need ei ole lõplikud otsused, vaid see on, ma ütleks, et selle ettevalmistava faasi oluline kokkuvõte. Ja siin ongi siis välja toodud 11 lahtrit, mis siis kõik sümboliseerivad tegelikult kogu selle ehituspärandi, aga praegu siis spetsiifilisemalt mõisapärandi hindamise protsessi üksiksamme ja kõiki ma üksipulgi läbi ei käi, aga üldjoontes siis tegelikult see protsess koosnebki siis ettevalmistusest, mis siis on markeeritud siin helesiniste lahtritega, hindamisest, mis on siis need 3 ülemist lahtrit ja selline vaheotsustus, kokkuvõtted, mis on siis kollasega välja toodud ja kindlasti siis kõikide meie oluliste partnerite näol kõige olulisem etapp on siin välja toodud siis selle rohelisega, kus me siis tõesti neid ettepanekuid ja esmaseid tulemusi tuleme siis avalikult tutvustama. Ja me olemegi sellesse protsessi alles praegu suubumas ja plaanime siis alles sügisel neid erinevaid tutvustusüritusi, kus me siis toomegi välja 5 esimese maakonna mõisapärandi hindamise tulemuste ettepanekud, mille baasil me siis peamegi arutelu ja soovime koguda siis kõikide oluliste partnerite tagasisidet meiepoolsetele ettepanekutele enne seda, kui me siis tõesti suundume nende lõppotsuste poole. Et see etapp on meil alles jõudmas ja me oleme tõesti praegu, ma ütleks siis alles siin üleval 6. punkti juures. Et seetõttu tõesti, kuna see valdkond on väga suur, väga palju objekte, siis palju on läinud rõhku tõesti ettevalmistavasse etappi, et olla siis võimalikult produktiivne selles helerahalises protsessi lõigus. Nii, aga mulle tundub, et ma olen julmalt ise ka mööda läinud. Palun, Henri, ma ei näe praegu mitte kedagi Henri ekraanil, et kui palju mul aega on või ma peaksin lõpetama praegu? No, tegelikult, kui sul oleks võimalik oma teema võtta lühidalt kokku, oleks hea küll. Ma võtan kokku selliselt, et mis me oleme siis tegelikult ära teinud veel. Et lisaks siis mõisapärandi hindamisele oleme alustanud ka teiste valdkondade ülevaatamisega, aga tõesti see põhifookus on olnud mõisapärandil. Me tegeleme praegu hetkel ka kalmistute piiride ülevaatamisega. Oleme avanud ka mõisakalmistute teema, kus oleme koondamas alles alusandmestikku
ja paralleelselt on siis avatud ka siis tööstuspärandi analüüsi hindamise protsess, et oleme alustanud siis Ida-Virumaa tööstuspärandi hindamisega. Ja selle käigus siis tõesti on valmis saanud ka mitmeid erinevaid analüüse, mis on väga põnevad ülevaated ja millega kindlasti soovitan tutvuda ja kõik on kättesaadav siis Muinsuskaitseameti kodulehekülje peal. Ja põgusalt ka sellest, et see mõisapärandi hindamise projekt, protsess on meil siis tõesti nähtud ette mitme aasta peale, sest et see objektide arv, mis vajab väga põhjalikku ülevaatamist, analüüsimist, kaasamist, ettepanekute ülevaatamist on väga mahukas, siis tõesti ma arvan, et see liigub meil kuni 2028. aastani välja. Aga meil on valmimas ka Muinsuskaitseameti kodulehekülje peal siis mõisapärandi hindamise selline pesa, kus siis jooksvalt hakkab saama infot selle kohta, et kus kaugel me parasjagu oma hindamisega oleme. Ja kindlasti jagame siis oma infot ka avalikult erinevates liinides, nii sotsiaalmeedias kui ka siis otsepostitustega siis omanikele, kohalikele omavalitsustele ja nii edasi, et kõik olulised asjaosalised saaksid kaasa ja oma arvamuse öeldud. Aga ma omalt poolt lõpetaksin, et selle tehnilisema ülevaate siis kas ja kuidas ja millisel viisil me oleme oma mõisapärandit hinnanud, et selle siis teeb Hanna, et see on ka kindlasti väga põnev ülevaade. Nii, suur aitäh, Anita. Vahepeal on, kes ei ole jälginud meie chati, siis Annah on sinna üles laadinud mitu head linki nii määrusele kui ka jutuks olnud metoodikale. Ja lisaks ka veel Sulenurme Jõgevamaa parkide analüüsile, nii et kasutage võimalust ja soovi korral tutvuge nendega.